munarestid viitavad sellele, et siin on ikkagi helistuudiot ka. Plaanis vähemalt teha või? Tegelikult ei viita, munarestid viitavad sõna otseses mõttes sellele, et siia me paneme kanade munad. Aga siin saab heliga tegeleda küll. Ma ei ole nüüd, üldse, mis ma siin lobisen, selle koha perenaine on Kaja Kann. Ja selle koha Kaja omandas nüüdseks juba peaaegu 20 aastat tagasi. Aga see, mida me stuudioks nimetame, see oli algselt laut üldsegi. Selline uhke laut oli sellel vanal omanikul või ilmselt juba üle eelmisel. Aga sellest on siis saanud stuudio ja siin, kui siin käivad kunstnikud, residendid, saavad nad siin mõtiskleda, oma asju teha. Aga oleme ka ise, ma ei ole nüüd mida see residentuur tähendab tähendab? Algus, kui sa küsisid residentuuri kohta, siis ma mõtlesin, kas see on pead turismitalu, aga ei, see on mingi loome nagu residentuur. Ma jälle räägin nagu Kaja suuvoodrina, et nagu see ei ole suugi nagu selline minu asi, aga ma siin nagu püüan edasi anda, et pigem mitte turismitalu. On just ikkagi olnud nagu põhimõte, et see ei oleks turismitalu, aga just nimelt selline loominguline akumuleerimine. See residentuuri tegevus on siin küll natukene soiku jäänud või teadlikult, et praegu nagu rohkem elame ise siin, kuna ka 2 aastat tagasi kolisime nagu täitsa siia, kaotasime oma Tallinna elamise üldse ära, et kuna me nüüd elame siin ise ja peame kanu ja kõike seda, siis nagu see residentide käimine on suhteliselt harvem. Mu enda mingi aktiivsem muusika tegemine jääb ikka väga kaugele noorusesse, aga muidu siin on see olnud täitsa võimalik ja ka just selles koroona karantiinis olles. Nagu ikka algas see kõik sellisest pungist, aga kuna ma olin kitarrist aga kuna need lemmikud olid ikkagi need Jimi Hendrix ja sellised tüübidki, et ma olen selles mõttes ise õppija, et ma küll tunnen nooti, aga muusikakoolis käinud ei ole, et siis midagi noodist, aga peamiselt ikkagi autoriteetsete inimeste soolode mahavõtmise kaudu sai õpitud ja siis saigi sealt liigutud nagu bluusi suuna peale ja sealt natuke sellise indie peale, aga ütleme, kui see tööelu ja isegi juba nagu ülikooli elu hakkas rohkem peale tulema, siis see jäi soiku, nii et ma ei saa nagu enda mingisse CV-sse nii väga seda kirjutada, sest mingit sellist väga märkimisväärset edulugu mul selle taga ei ole, aga kuna mu koolipõlv möödus Keilas, siis mitmetest tollastest bändikaaslastest on praeguseks saanud arvestatavad muusikud küll. Eks see oli erinevatel inimestel lihtsalt nii erinev, et mida see koroona nagu ära canceldas. Või et millele kriipsu peale tõmbas, et oleneb, et mida enne seda tehtud sai. Ma mäletan, minul oli see on nagu kohe isegi halb öelda, aga kui koroona pihta hakkas, siis hakkas kõige ilusam aeg minu elust. Siis kuidagi tsakrad avanesid. Ma ei oska öelda. Ma natukene mingil määral vahetasin nagu eluala sel hetkel, aga kuna mul ei olnud mingisugust väga suurt karjääri tol hetkel nagu ees, mida sõtkuda, siis see ei canceldanud minu jaoks mitte midagi ära, aga samamoodi oli mul ka üks koht, üks stuudio Rakveres siis, kus sai ennast nagu lausa mitmeks kuuks nagu täiesti välja lülitatud mõnuga ja lihtsalt tehtud asju, mis oli väga mõnus. Ja siis tuli mingi uuem looming ka sealt? Jaa, siis tuli uuemat loomingut ja siis sai üldse mingid mõtted nagu selgeks mõeldud. See kõlab ka juba nagu klišee, et tuli koroona ja siis sain kõik need asjad tehtud, mis ma tahtsin teha ja kõik mõtted selgeks. Ta lihtsalt nagu värkis mingit punkti, kust edasi läks nagu asjad kuidagi paremaks minu jaoks. Ma ei oskagi seletada, eks ta mingit asjade kokku langevus. Nojah, ebaoluline nagu kaob või sõelutakse välja, mida ei ole ilmtingimata elus vaja. Ja võib-olla saad aru millestki, mis tegelikult oli enne, mis on nagu vajalik, aga
mida enne ei saanud. Kas see Ugala lavastus Narkomaan, kuhu sa muusika tegid, see oli enne koroonat vist napilt või oligi see just see oli enne. Noh, guugeldungi aitab. 2019 äkki või 2018. Koroonasse koroona aega see nagu sisse ei ulatunud. Kuigi olid mingisugused need Rakveres toimuma pidanud etendused siis küll, mis vist jäid ära selle pärast. Noh, seda mängiti pärast nagu edasi. Isegi päris kaua vist mängiti. Aga jah, mingi osa siis nagu jäid koroona tõttu ära. Seda ei olegi. Vaata, ma tulin Rakveresse nüüd nagu ringiga tagasi. Ka peale seda just. Ja siis Rakvere võttis mind väga hästi vastu. Ja siis nagu tundus, et vaata ka Rakvere teatriga mul ei ole olnud sellist koostööd jah, nagu Ugalaga oli, et vaata ootan siiamaani, et keegi pakuks. Aga ei saa päris öelda, et nagu ma selles suhtes suhtlen sealt nende näitlejate ja inimestega ka ikka piisavalt, et nagu praegu võib-olla ma olen äkki ikkagi tulevikus juhtub ka, et midagi seal teen nagu ei ole üldse välistaks. Sest Rakvere üldiselt on ju suhteliselt siuke räpisõbralik linn, et ma usun, et Rakvere teater on teadlik sellest, millega sa tegeled ja mis muusikaga sa tegeled. Ei, seda kindlasti jaa. Nagu see on nagu väga projektipõhine, et igasse ettedusse ei otsita nagu sellist teemat. Tegelikult ausalt öeldes ma pean ütlema ka seda, et ma ei ole räppi kirjutanud sellest ajast saati, kui hakkasin lugusid kirjutama ajakirjandusse. Paratamatult kuidagi läks nii, aga selles suhtes praegu on selles suhtes nagu öeldakse hiaatus. Et nagu sellisest musikaalsest loometegevusest kindlasti on praegu olnud totaalselt, ma olen ainult biite teinud stuudios. Aga eesmärk on ikkagi sinna peale midagi kirjutada ka, aga ma ei tea, kas see saab enam räpp olema. See saab midagi, ma otsin nagu põhimõtteliselt seda uut, natukene uuemat väljundit, et teha midagi enda jaoks nagu täiesti uut. Jah. Aga kas see kuidagi, see ajakirjanduslik tegevus kuidagi tõrjub siis, kas nad kuidagi, kas üks võtab teise ruumi ära või sa nüüd suunad selle, mis sa enne panid ühte kohta, paned teise kohta või miks üks teise välja tõrjus? Ma ei tea, kas ma nagu ennemgi panin nagu nii palju seda sinna kohta, sest et kes nagu mind räpparina teavad, need ikkagi teavad, et need kõige produktiivsemad aastad jäid natukene ikkagi kuskile kaugemasse minevikku. Et ma DMF-i plaat, millega sulle kinkisin just ennist, see ju tuli enne 2020. Aastat. Peale seda oli üks digireliis, nagu, kus ma veel natuke räppisin. Aga ma jah, selles suhtes, et ma arvan, et see on lihtsalt, see avab nagu ikkagi ajakirjandus avas mingi uue ukse, et seda sõnalist väljendust nagu arendada. Ja see kindlasti jää sinna paika, et ma tahaks neid biite hakata ka vaikselt realiseerima ja mingit nagu sõnumit sealt kaudu hakata edastama. Aga kui nagu lihtsalt nagu nalja visata sõpradele, siis olen seda nalja visanud küll, et sai see lapse haigus nagu läbi põetud. See räppimise haigus läbi põetud mingiks hetkeks. Et ma ise tüdinesin sellest ära, ausalt öeldes. Seda asjadest annab ära tüdineda lihtsalt mingist esitusvormist või asjast. Et mingil hetkel mul see täiesti juhtus. Ja ma ei tea, võib-olla on nagu liiga lihtne oleks kui öelda lihtsalt seda, et see asi, mida me tegime või mida me see räpistiil, mida meie tegime, et nagu sellel, see on nagu natukene ajast arust mõnes mõttes, et nüüd on need trendid on nagu seal hoopis teised ja uued, et minu jaoks need ei olnud nii huvitavad lihtsalt ja siis näiteks trap muusika peale ma siiamaani ei suuda nagu räppida. See on see kõige, mulle meeldivad natuke teistsugused biidid rohkem ja et ma ei suutnud selle ajaga, ma ei suutnud enam, ma pole hip-hop festivali 4 aastat käinud. Kunagi olin iga aasta seal, aga just mõtlesin ka, tüdinesin ära natuke, et mingil kujul kindlasti alustan uuesti. Aga see tüdimus on kuidagi sellega ka seotud, et see räpp on praegu nii teatud mõttes peavoolu nähtus või et kas see, kui konservatiiv sa ise selle räpi skeene suhtes oled, et kas see, mida praegu teismelised fännavad, on sinu jaoks üldse räpp või on see selline? See on nagu hästi keeruline, selles suhtes konservatiiviks ma nagu iseennast kindlasti nimetaks nagu,
kogu selle aja, kui ma tegin nagu räppi nagu väga aktiivselt, siis kindlasti see asi, mida me tegime, ei läinud ka tol hetkel mingitesse nendesse. ma arvan, et me oleme kogu aeg natuke oma asja teinud, vaata. Aga noh, uus räpp, selles suhtes ta on tõesti nagu muutunud nähtus. Just ühe tüübiga arutasime mingi päev, et kui vanasti oli niimoodi, et jah, nagu sa ütlesid, et ta on nagu liiga moevooluks läinud, eks. Noh, see iseenesest see nagu ei pruugi halb olla, aga ta meelitab natukene teistsugust inimest sellega tegelema. If you know what I mean. Et põhimõtteliselt, kui sa vanasti hakkasid nagu räppi kirjutama, see oli nagu selline natukene, noh, selline teisiti mõtlemise teema ka võib-olla see koht, et sa oled natuke, sa tead, et sa nüüd liitud nagu nii-öelda hakkad nagu panustama skeenesse, kus sul ongi nagu, sul on okei, et sa oled underground, sa oled nagu natukene mainstream sellest peavoolust nagu kõrvale jääv artist. Inimesed, kes hakkavad sellega tänapäeval tegelema, neil on nagu palju suurem protsent on neid, kes teavad, et nad lähevad sinna raha järgi nagu. Ja vähemalt tahavad seda imagot, et nad on läinud sinna raha järgi juba esimesest noodist nagu väga kõvasti jõuliselt rakendada selles sõnumis. Ja see on lihtsalt minu jaoks natuke boring as fuck, nagu üks mees kunagi ütles. Teenib hästi siis, et tasub raha pärast minna siin. No vaevalt, et sa kohe sellega teenima hakkad, eks nagu selles suhtes, et minust ei saanud kunagi seda nublut, eks. Et ma võib-olla ma olen oma nagu päris sisemistelt soovidelt, ma ei ole siin kunagi nagu päris nagu tippu ka nagu proovinud selle asjaga. Mulle meeldib, kui asjal on väikese, teistsugune kõla juures nagu alati. Minule muide väga meeldis, see oli vist 2009 või, see Võsaneegri lugu. Mu nimi on Ants, olen 74, päris pätakas, kui sa kuuled seda heli, elan koera nurga külas ja olen kurjem, kui mingi pirokunn raisk lahku mu taldavudle. Mu sisekujundus on sinu jaoks hirmufaktor, naabrid ei mölise, nad teavad mulla. Et just siis, kui ma seda vaatasin, seda videot ka, et mulle nagu see, et seal olid mingisugused, et kui tõsiselt sa seda ise nagu võtsid, et minu jaoks tekkisid seal ka mingid käärid, et nagu, et ütleme need parukad ja see kõik nagu, see nagu viitas sellele, et seda ei pea nagu tõsiselt võtma, aga samas, kui ma nagu silmad kinni panin, siis see lugu ise oli minu jaoks väga jõuline ja tõsiselt, noh, nagu siuke, et kas sa ise sel ajal nagu, kas see oli nagu mingisugune katsetus või paroodia või ikkagi päris sõnum? Ma ikkagi julgen oletada, et me teadsime nagu väga hästi, mis me tegime, vähemalt. Ja ma ei ole nagu kunagi, ma olen ise ka nagu pigem nagu tagant utsitanud seda, kui inimesed ütlevad, et me tegime hästi nalja asja. Aga nagu samas ma nagu mingil määral nagu, ma ka mõtlen, et need inimesed, kes arvasid, et see on ainult nali, et nagu need ei saa nüüd ka päriselt sellest võib-olla aru, mis me tegime. Et jah, selles suhtes, et ma arvan, et ma olen kogu aeg seda nagu teinud nagu natukene, vähemalt püüdnud mitte nagu krampi minna selle asjaga. Et liiga tõsiselt mitte ennast võtta ja mitte mingitesse teatud klišeedesse langeda, mis nagu tol hetkel valitsesid. Jah, ta on nagu siuke vaba suhtumine. Ja mingil määral ikkagi tuleb endale öelda, et nagu, kui sa tahad päriselt muusikat teha, siis pead tegema muusikat, mitte nagu lihtsalt räppi. Et lihtsalt, et natuke suuremat pilti saada sellest, mis sa teed. Et see noorem Eesti räppluule tegelikult päris palju aitab noori kirjandusele lähemale tuua ja ma ei mõtle üldse mitte seda, et sellega saab olla mingisugune nagu natukene äge õpetaja või mingit sellist odavat populaarsust taotleda, vaid just nimelt seda keelekihistuste asja või et ma ei tea, kuidas sulle tundub või kas sinu suhtumine sõnasse on nüüd ajakirjandusse tööle minnes kuidagi muutunud või, aga ühelt poolt muusik Jaak Tuksam kuskil intervjuus ütles mingi aeg tagasi, et ta siis nagu parafraseeris seda Uut Testamenti, Johannese evangeeliumi, et parafraseeris seda siis kuidagi niimoodi, et tänapäeval sõna sai mölaks ja elab meie keskel. Et ühesõnaga see,
noh, ja kui me loeme ja kuulame kõikvõimalikke meediakanaleid, noh, meile tõesti võib tunduda, et tänapäeval justkui võiks olla seda möla nagu rohkem kui, ma ei tea, mingitel vanadel kuldaegadel. Ja teine probleem, mis noh, inimesi vaevab, on see, et üleüldse keelekasutus on läinud nagu kuidagi lohakaks ja selle peale nagu sellele ei panda rõhku, aga tegelikult, kui ma vaatan vastupidi, et selles tohutus konkurentsi tiheduses, kus on nii palju, noh, tõesti, igaüks võib teha laulusõnu, igaüks võib kirjutada raamatuid, see justkui mõjub sellise möla rohkusena. Aga tegelikult igasuguses sellises rohkuses on ju ka just see tasakaalustav moment või see konkurentsi tihedus tekitab ju just nimelt sellise soovi, noh, ma ei tea, kas või rivaalitseda või ületada. Kui sa oled, võib-olla tõesti on vaikus kõige ideaalsem seisund, et inimene muutub ümbritsevaga kuidagi üheks. Aga kuna me ei ole, noh, pühakud üldjuhul, siis tegelikult mulle tundub, et kõigest peab saama rääkida. Ja kui sa räägid, oled dialoogis, siis on suurem tõenäosus jõuda nagu selle sõnavõime piirini, et hakata seal nagu mõtlema selle peale, mis sinna sõnade taha jääb. Aga kui ma kohe ette ütlen, et oi, et möla on liiga palju, ma olen nii sügav, et ma parem vaikin, siis noh, see võib nii olla, aga see teinekord, see ei pruugi seda olla. Vaikuseni peab ka jõudma. Vaikuseni peab ka jõudma ja nagu teinekord see tähendab mölast tüdinemist. Just. Nagu noh, heas mõttes, et minu meelest praegusel ajal on nagu kõik nagu natuke võimendatud. Möla on kindlasti võimendatud. Möla on kõige lihtsam võib-olla võimendada lausa. Ja ta võimendub kenasti. See teine pool, noh, siis me võimegi nagu, sa rääkisid sellest arrogantsist, mis on teatud siis kultuuriinimestel, ma ei tea, päris nii tiibiks ei tahaks minna, et nimetaks seda kultuuriinimeste klassiks võib-olla. Sellepärast, et tihtipeale see jääb ainult vanuse taha. Väga tihedalt see jääb ainult vanuse taha, et noh, sellest, mis teatud vanuses hakkab nagu mölana paistma lihtsalt tänu mingitele väga välistele tingmärkidele, et noh, sealt tuleb ka ikka mingisugune filter nagu vahele panna ja nagu avatud meelega seda nagu vaadata. Ja see, kui palju ikkagi tänapäeval näiteks kas või sotsiaalmeedias, aga noh, ka mujal, kui palju nagu tegeldakse mingisuguse näiteks kalambuuride väljamõtlemisega või kui palju keelega mängitakse, et noh. Mina olen tohutu kalambuuride fänn või selles suhtes, kui ma iga asja kirja paneks, mis teatud hetkedel tuleb, siis saaks raamatut välja anda, aga ma olen neid kirja pannud eesmärgiga, et need saaks mingiks suuremaks teoseks kokku mingil hetkel, eks. Ma ütleksin, et selle lõputu möla asemel ma kohtan palju just sellist tohutut enesetsensuuri juba nagu maast madalast või. Ja kui me räägime sellest, et nagu keele eest ei, noh, justkui tundub, et võt, kus vanasti olid nagu hariti keelt paremini, noh, teatud mõttes kindlasti. Aga lihtsalt just, et neid kihistusi on juurde tulnud ja et justkui nagu lastakse jubedalt minna. Ma ütleks, et ma jälgin ka kõikvõimalikke neid keelegruppe ja foorume ja kui aktiivsed on need keelenatsid, kes reageerivad nagu isegi sellistel kohtadel, kus inimeste, noh, nende enda pädevus jääb natukene nagu isegi nagu toppama kuhugi, aga inimesed kohe reageerivad, kui neile tundub, et keegi ajakirjanik näiteks kasutas mingit sõna valesti. Et mina küll ei saa öelda, et tänapäeva inimestel on keele tervisest kuidagi ükskõik ja väga teravalt jälgitakse, et selles konkurentsis ja rivaalitsemises ja noh, seal on ka palju väiklust. Aga noh, selle kohta, et kuidas nagu sõnu peaks kirjutama ja kuidas neid kirjutada võiks ja kuidas mõni neid otsustab kirjutada, siis minu meelest on see, et
on hästi palju räpplugusid. Genkalt on hästi mitu sellist näidet, kus on käitutud koledal kombel grammatikaga. Loodud sinna näiteks mingisugune vorm, mis on nagu liiga otse üle võetud inglise keelest või neid näiteid on nagu palju, eks. Siis on mõni teine laul, kus üks tüüp ütleb nagu valesti asja ja siis sa saad aru, et ta ei öelnud seda valesti sellepärast, et luua seda ägedat vau-efekti sinna, vaid ta ütles seda sellepärast, et ta ei tea, kuidas see sõna tegelikult käib. Ja vaat see on piinlik. Võib-olla ma olen ise praegu see arrogante subkultuuri inimene, kes seda ütleb, aga see on piinlik. Kui sa õpetasid kirjandust lastele põhikoolis, kas oli seal miskit, mis sind tõsiselt kohutas? Ma mõtlen ükskõik siis kas laste sellise valdava suhtumise või siis tänaste õppekavade suhtes. Siis mina ei mäleta enam, mis koolis toimunud, tõesti. Ma ei mäleta enam. See oli huvitav mulle enda kohta ka teada saada, et kui see väljakutse nüüd niimoodi ellu tuli, et pead õpetama 2 aastat 5. kuni 9. klassile eesti keelt ja kirjandust. Ma olen varem nagu ülikoolis natukene õpetanud ja ütleme nii, et ma ei ole väga selline osav turundaja või et ma pigem olen harjunud sellega, et kui eeldusel, et mul on midagi õpetada ja siis see, kes kui mul on midagi jagada, siis ma jagan seda inimesele, kes on sellest tõepoolest huvitatud. Et näiteks ülikooli tudeng tõenäoliselt on sellest huvitatud, kuna ta on ju vabatahtlikult ülikooli tulnud ja selle loengu välja valinud. Põhikooli õpilane paraku ei ole huvitatud sellest, mida kool talle pakub. See on tal lihtsalt seadus käsib tal põhikooli ära lõpetada ja seal on natuke teine lähenemine õpilasele üldse. Ja mina mõtlesin, et oi kui tore, et nüüd ma saan 2 aastat noorte inimestega rääkida teatrist, filmist ja kirjandusest. Aga tegelikult oli huvitav see, et ma nautisin just nimelt seda eesti keele õpetamist, seda eesti keele grammatikat, mida ma iialgi poleks arvanud, et mind üldse võiks huvitada. Ja selle kaudu saab õpetada ka igasuguseid, kõike muud. Keel ei ole ainult grammatika, aga et su küsimusele vastates, et ma ei õpilaste suhtumist ma ei julge süüdistada. Õpilane ei ole tegelikult milleski süüdi. Kui laps ei ole selline, nagu me tahame, siis selles on võib-olla süüdi tema vanemad või mingid muud asjad, aga et laps ei ole süüdi selles, kui ta käitub halvasti või ei huvitu kirjandusest, aga mis puudutab õppekavasid, et tõepoolest need kirjandusõpikud, ma ei hakka siin nimesid nimetama, neid õpikuid on hästi, hästi palju, aga üldiselt need kirjandusõpikud, mille järgi mina õpetasin, ma julgen öelda, et mulle tundus, et pool sellest sisust nagu vähemalt minu jaoks ei olnud kuidagi nagu oluline. Siin on ka võib-olla tõesti see temperamendi tüüp, et see cringe, et mul endal on seda, kuna mu enda temperamendi tüüp on selline, et ma ei kannata seltskonnamänge ja pulmavanemaid ja kõike seda, siis kui sellised ülesanded on õpikus, siis ma automaatselt samastun selle õpilasega, kes ei taha neid kaasa mängida, aga võib-olla on õpilasi, kes tahavad. Aga see, et kuidas üldse nagu rääkida, et luule ei ole lihtsalt mingisugune sõnade rida või kuigi ka siin on hästi toredaid elamusi. Mul oli üks, tõesti ütleme, võib-olla mingid suuremad sellised töövõidud või eduelamused olidki seotud sellega, kui õnnestus panna õpilased luuletama. Näiteks oli üks poiss, hästi intelligentne, hästi laia silmaringiga 5. klassis. Ja see sama poiss lihtsalt ise täiesti sundimata küsis tunni ajal, et õpetaja, kas ma tohiksin praegu ühe haiku kirjutada. Ja jumala eest sellist hetke õpetaja just väga tihti ei kohtu. Seda kuhugi ealise kasutusõpetaja öeldakse, et kas ma võin praegu ühe kukerpalli visata? Just. Ja tuli täiesti stiilipuhas haiku, mis vastas kõikidele reeglitele. Päikese paistes haikut kirjutada siin mina ei taha. Et siis ma tundsin tõesti, et
et selles tunnis toimus midagi ja see ei olnud minu teene, vaid see oli et õnnestus, tekkis selline keskkond, kus inimesel läks lahti. Aga just seesama asi, see luule, räägime praegu luulest, aga see tegelikult kehtib ju igasuguse kunsti puhul. Et miks üldse lastel tekib tunne, et luuletus on mingisugune selline tuim, et niimoodi ju ei räägita, et miks seda on üldse vaja teha. Mõnele võib-olla meeldib seal see matemaatika, aga üldiselt, et luule ei ole midagi sellist, mille kaudu inimene maailmaga suhestub. Aga tegelikult ju on ju, tähendab, kas või võib-olla mõnedele õpetajatele ja võib-olla mõnedele õpilastele on kuidagi atraktiivne see fakt, et Juhan Liiv oli vaimuhaige, aga vaimuhaigus vaimuhaiguseks, aga sellel vaimuhaigusel see filter, mida see inimesele annab, sellel on ju oma omadused. Kui inimesel maailm nagu hajub laiali, ma ei tea, näiteks laval, eks ju, kui näitleja peab mängima purjus inimest, eks ole, purjus inimene ju ei tegele tuikumisega, vaid fokusseerimisega, eks ole, ta püüab sirgelt käia ja samamoodi, kui su maailm kipub nagu tükkideks vajuma ja et ma kujutan ette, et su püüd minna mingi sihi suunas on seda intensiivsem. Ja näiteks, just lastega sai arutatud just, et need sellised isamaalised luuletused. Et eks ole, meil on see hümn, eks ju, siis on mu isamaa, tähendab, meil on see mu isamaa, mu õnn ja rõõm, siis on mu isamaa on minu arm. Ja nüüd tänapäeval on ju eriti populaarseks saanud see Juhan Liivi Ta lendab mesipuu poole. Et need võivad kõlada kõik lihtsalt ühed sellised tüütud või rohkem või vähem tüütud, rohkem või vähem ilusad pidupäevalaulud, aga kui erinevat lugu need jutustavad. Et need kaks Isamaa laulu, nad räägivad Isamaast kui millestki väga enesestmõistetavast, sellest maapinnast, mille peal sa seisad ja see on nagu selline, see minu areaal, ta on mingis mõttes, tähendab, eestlasele ei ole see kunagi enesestmõistetav selles mingis eksistentsiaalses tähenduses, aga see maa, millest luuletused räägivad, on üks kindel maalapikene. Aga Ta lendab mesipuu poole, räägib millegi poole minekust, mis on äärmiselt aktuaalne tänases päevas, kus, ma ei tea, paljude laste vanemad töötavad näiteks Soomes või et kodu ei seostu mitte sellega, mille peal ma seisan, vaid sellega, mida ma igatsen või kuhu poole ma tahan minna. Et kui, ja tegelikult ma oletan, et enamikul luuletajatel on oma luuletuste taga olnud mingisugune, kas siis lugu, mingisugune tunnetus, mingisugune filter, luuletusega luuakse maailma, mitte ei panda sõnu ritta või et kuidas sul muusikas selle puhul on, et kas sinu jaoks, kui sul emb-kumb sünnib ennem, kuidas sa tekitad selle, et see teine, olgu see siis beat või tekst, et see ei oleks selle esmasündinud asja vari? No see on muidu igavene küsimus, et kumb sünnib ennem, kas beat või sõnad räpi puhul, et see on täpselt kuidas kunagi, kuidas kellelgi ja paljudel nagu täitsa nagu kuidas kunagi ongi. Jah, 50-50 võib-olla, ma arvan. Siin mingit reeglit ei ole. Aga jah, kui ma ütlesin, et ma viimasel ajal teen biite, siis need ei ole isegi tegelikult räpibiidid, kui ma ausalt ütlen. See on lihtsalt elektrooniline muusika, mis on inspireeritud ilmselt kõige rohkem house'ist ja garage'ist. See on, uuema aja house muusika stiilid, siis ütleme nii. Mitte enam üldse uued isegi. On palju uuemaid stiile ka olemas. Aga ma need viimased 2 aastat, kus ma ei ole enam räppi nagu ise salvestanud, siis ma olen ka nautinud rohkem, mõned laivid olen siiski teinud, räpi laivid, aga ma olen nautinud rohkem seda, kui ma saan plaati mängida, mussi mängida DJ-na peal, tõesti. Ja see muusikaga, mida ma mängin, on valdavalt vist sõnadeta muusika. Kuigi mingisugust sellist kiiremat räpi asja tuleb ka vahele. Aga siis ei teki ju seda, et kui sul tekib selline, kui sul sünnib selline mingi põhi, siis sul ei teki seda tunnet, et oi, siia oleks teksti vaja. Tekib ikka, jaa, kindlasti tekib. Aga et mingi lugu üldse nagu valmis saaks, et see on ikkagi, see on hästi loost sõltuv, hästi projektipõhine protsess. Et
head muusikud teavad, et see lõpp-produkt peab ikkagi olema selline, et oleks nii sõnal kui biidil ruumi nagu piisavalt, nagu teatrietenduses on rohkemgi neid mõõtmeid, mis tuleb kokku sobitada ja just, ja seda kurvem ongi, kui selline mitmest asjast koosnev asi lõpuks taandatakse telefoni helinaks. jah, aga et ühelt poolt siis nagu rõhutatakse seda sõna, mida veel teatrikoolis õpetatakse ka hästi ilmekalt esitama, aga ka mitte niivõrd siis seda sõnade tagust maailma avama, vaid pigem sõnu kodustama, et loe nüüd seda luuletust nii, nagu sa helistaksid emale, et see tegelikult ju alavääristab sõna. Ei taha. Ja nüüd on ajul täis kohaga tööpäev. Päevast on saan töö ning ööst saanud ööpäev. Nagu Siirimaa ei maga, ma ei söö. Käes pastakas ja paber, kuna mul on must vöö, näed. Mäletamises, kuid see mõte seljatab mind pidevalt. Parem sirutab ja virutab nii tigedalt, et kirjutan, sest võimatu on harjuda. Et ei saa sosistada midagi, mida tahaks karjuda.